Ukraina ründas Venemaad 20. augusti öösel massiliselt droonidega. Droonid ründasid Taneko naftatöötlemistehast Tatarstanis, naftaterminali Tamanil ja elektrialajaama Krimmis. Kuid see ei ole kaugeltki selle kõigi sihtmärkide täielik nimekiri. Selle taustal suurendab Venemaa augustis naftatoodete importi Aasia riikidest vastusena kütusekriisi teisele lainele, mis on haaranud nii regioonid kui ka Moskva. Teatatakse, et Kreml lausa lunib Indialt täiendavaid kütusetarneid, kuid India on valmis müüma ainult ülepaisutatud hindadega. Aga Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma teatas otse, et riik ei ole kohustatud sõjast tingitud kahjusid hüvitama kõigile neile venelastele, kellel näiteks laod hävisid Ukraina droonide rünnaku tõttu. Samal ajal näitasid satelliidipildid, et Ukraina rünnak Novorossijskile kahjustas tõsiselt Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku lipulaeva fregati Admiral Makarov. Laeval on selgelt näha auk ülemise tekivööris. See viitab sellele, et lähima aasta jooksul ei suuda see laev Ukraina pihta kaliibri tiibrakette välja lasta. Samal ajal teatas täna Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium, et väidetavalt tabasid nad sel ööl mitte elumaju, mitte ladusid, mitte alajaamu, vaid tervet Firepointi tehast, kus toodetakse droone ja FP5 Flamingo rakette. Samuti FP7 rakette, need, mis on ballistilised. Samuti väidetavalt ründasid venelased täna ka Antonovi tehast, kus toodetakse droone Ljutõi. Üldiselt uurime seda kõike lähemalt. Siin on kaks osa, rünnak Venemaa vastu ja tänane rünnak Kiievi vastu. Toome välja mõned täpsustatud üksikasjad. Minu nimi on Aleksei Petšer, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Niisiis, Ukraina droonid ründasid 20. augusti varahommikul massiliselt Tatarstani linna Nižnekamskit. Nagu teatas vabariigi juhi pressiteenistus, tsiteerin, tööstusklastri töös on häireid ning samuti on kahjustatud elumaju. Seal lisati ka, et mitu inimest sai vigastada ja nad hospitaliseeriti. Astra andmetel oli droonide sihtmärgiks selle linna tööstuspiirkond, kus asub naftatöötlemistehas. Naftatöötlemistehas Taneko, mis kuulub THT Neftile. Enne seda sattus seesama naftatöötlemistehas droonirünnaku alla 10. augustil. Siis teatasid Tatarstani võimud, et selle rünnaku tagajärjel hukkus 13 inimest ja 78 sai vigastada. Tuleb märkida, et Taneko naftatöötlemistehas kuulub Venemaa 5 suurima naftatöötlemistehase hulka töötlemismahu poolest ning on suurim Tatarstanis. Varem on ettevõte juba töö peatunud Ukraina droonide tõttu. Samuti ründasid öösel droonid Volna asulat Tamani poolsaarel Krasnodari krais. Piirkonna operatiivstaab teatas, et ühe ettevõtte territooriumil puhkes tulekahju. Hiljem sai teatavaks, et rünnaku alla sattusid Tamani alajaam ja Tamani naftaterminal Taman Neftegaas, mille kaudu toimub eksport. Nafta, naftatoodete ja veeldatud süsivesinikgaaside eksport. Varem, tuletan meelde, rünnati terminali juulis ja augusti alguses. Lisaks sellele sattus täna massiivse droonirünnaku alla okupeeritud Krimm. Eriti kostsid öösel plahvatused Jevpatorias, Sakis, Feodossias, Alustas ja mitmes poolsaare piirkonnas. Mõneks ajaks jäid ilma elektrita Sevastopol, Simferopol, Kerts, Jevpatoria ja Feodossia. Plokk Blackout põhjustas tulekahju Tamani alajaamades Krasnodari krais ja Malaretsenskojas Alusta lähedal. Samuti teatasid droonirünnakutes Belgorodi ja Uljanovski oblasti võimud. Ja nüüd, vastavalt Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi kokkuvõttele, jooksul tõrjuti kokku 726 Ukraina drooni 18 piirkonna kohal. Krimmi, samuti Assovi ja Musta mere akvatooriumide kohal. Ja jätkuvate rünnakute taustal naftatöötlemistehaste vastu. Venemaa suurendab augustis Aasia riikidest naftatoodete impordi vastusena kütusekriisi teisele lainele
mis haaras enda alla piirkonnad ja eriti Moskva. Seal on taas piirangud liitritele inimese kohta. Sellel kuul kasvab bensiini ja lennukikütuse sisseostmine välismaalt kuni 270 000 tonnini. Ja nüüd on teada, et umbes kolmandik impordimahust jõuab Venemaale Indiast. Ja ülejäänud osa moodustavad naftatooted, mida laaditi tankerilt tankerile Lõuna-Korea ja Malaisia rannikul. Selguse huvides, teisel juhul räägime samuti peamiselt naftatoodetest, mis pärinevad just sellest samast Indiast. Aga neid naftatooteid laaditakse varilaevastiku tankeritele avamerel ja veetakse sanktsioone vältides. Esimene tanker India bensiiniga lossiti Venemaa Artilises Viitina sadamas augusti alguses. Kütus hakkas Venemaa turule jõudma pärast pikka pausi, kui Venemaa naftatootjad ja importijad püüdsid hinnas kokku leppida. Siin arvasid venelased, et nad on kellelegi partnerid ja palusid endale normaalseid hindu, aga ei, hind osutus märgatavalt kõrgemaks kui Venemaa Föderatsiooni siseturu hulgihinnad. Aga indialased, nad ei ole lollid. India küsis üle 100 rubla liitri eest. Nad ütlevad, meil on ükskõik teie probleemidest, kuulge, see on lihtsalt äri, me lihtsalt teenime raha. Lihtsalt mõelge, India, palun pange see tähele. India ostab Venemaalt naftat tohutu allahindusega. See pole saladus, tohutu allahindusega. Ta rafineerib selle Vene nafta kütuseks ja müüb selle sama kütuse juurdehindusega samadele venelastele. Ja kui venelased ütlevad, kuulge, me ju andsime teile naftale allahindlust, tehke meile ka bensiini pealt allahindlust. Ja India ütleb, kas te olete hulluks läinud, metsikud, kelleks te end peate? Ei, 100 rubla ja rohkem liitri eest. Ei taha, ärge ostke, see on teie asi, võite seal üldse ilma bensiinita istuda. No, tossikesed, tõelised tossikesed. Aga Venemaa võimudel ei paista muud väljapääs olevat, tuleb osta. Ja tuletan meelde, et juulis langes nafta töötlemine Venemaal madalaimale tasemele alates 2002 aastast. Tookord jõudis see eriti 3,6 miljoni barrelini päevas. Seejärel taastus see 4 miljoni barreli päevaste tasemeni, mis on siiski kolmandiku võrra madalam kui selle aastaaja norm. Augustis võib naftatehaste koormus langeda uuele miinimumile. Samas ei tasu oodata kütuse tootmise taastumist aasta lõpuks. Sellest räägiti otse Kremlis. Ja ma tuletan meelde, et Venemaa regulaatorid lubasid Euro 2, Euro 3 ja Euro 4 kütusesortide tootmist ja ringlust. Tuletan meelde, et kogu tsiviliseeritud maailm on neist juba ammu loobunud, sest see on väga mürgine bensiin. See mõjutab inimese tervist ja mõjub väga halvasti mootorile. Ühesõnaga ainult probleemid. Sellest bensiinist on kõik juba ammu loobunud. Ma räägin Euro 4. Venemaalastele müüakse nüüd isegi Euro 2. Öeldakse, jah, halb bensiin, ostke, pole midagi teha. Aga nagu öeldakse, venelastele sobib ka selline bensiin. Samal ajal teatas Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma, et Ukraina rünnakute tagajärjel kahjustatud ladude omanikud peavad need taastama oma kuludega, mitte riigieelarvest. Nagu eelmisel päeval kutsus üles Vladimir Putin. Riigiduumas öeldakse, kuulge, sõda käib, kui midagi ei meeldi, siis taastage ise. Tuletan meelde, et eelmisel päeval andis Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin valitsusele ülesandeks koostada logistiliste sõlmpunktide taastamise programmi, mis sattusid Ukraina relvajõudude rünnakute alla. Tuletan meelde, et alates juuli keskpaigast on droonirünnakute sihtmärgiks olnud peamiselt ettevõtte Wildberries infrastruktuur. Ukraina relvajõudude rünnakud mõjutasid 23 suurima Venemaa turuplatsiga seotud ladu ja võtsid ettevõttelt veerandi kogu logistilisest võimekusest. Arvestades hävinud kaupu, ulatus kahju peaaegu 1 triljoni rublani. Ja nüüd ütleb Putin, kuulge, las venelased maksavad selle kahju oma maksudest kinni. Noh, mida te siis ootasite? Poetasite Putinit, toetasite, nüüd makske ja katke selle sõja kulud oma enda taskust. Ja veel üks meeldiv uudis. Ukraina rünnak Novorossijskile 12. augustil kahjustas tõsiselt Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku lipulaeva fregati admiral Makarov. Seda kinnitavad värsked satelliidipildid. Isegi Z-kanal sõjaline teataja kirjutab, et laeval on selgelt näha auk ülemise tekivööris vasakul pool tiibrakettide kalibr asukohast.
samuti on tema hinnangul kahjustatud satelliitsidesüsteem Kentaur ja avastusradar positiiv M12 pealise heitisel ahtri pool. löögid tabasid vertikaalsete stardiseadmete tsooni. Selle tulemusena toimus sisemine plahvatus, mille järel stardikaevud põlesid läbi. Tuletan meelde, et admiral Makarov sai Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku lipulaevaks pärast seda, kui Ukraina relvajõud uputasid raketirünnakuga ristleja Moskva 14. aprillil 2022. Tuletan meelde, et Vladimir Putin rääkis pikka aega, et ei, mis te nüüd, midagi pole uputatud, ristleja Moskva on töökorras. Hiljem selgus, et see Moskva uppus ikkagi koos meremeestega ja need Vene meremehed ei lähe kellelegi korda. No uppusid ja uppusid, mis neist ikka? Sõja algusest peale kasutati seda fregati admiral Makarov rünnakuteks Ukraina vastu. Samal ajal tabasid Ukraina relvajõud 12. augustil fregati admiral Moskva. Uute satelliidipiltide kohaselt sai kõige tõsisemalt kahjustada laeva vöör, tekk ja rakettide kaliibr stardimoodul. See tähendab, et on juba ilmselge, kuhu täpselt sihiti. Samuti läks rivist välja PU juhtimissüsteem M-nõudega. Hävitati ülevaade radari antennid. Raadioelektroonilise võitluse kompleksi TK-25 ja satelliitsidekuppel Centauri. Nagu eksperdid kokku võtavad, tsiteerin, laevad kaotasid täielikult oma löögipotentsiaali ja võime lahingujuhtimiseks. Mõlemad on vähemalt aastaks kasutusest kõrvaldatud. Ja lõpetuseks sellest, kuidas Venemaa õigustab oma barbarlikke rünnakuid Ukraina tsiviilinfrastruktuuri ja elumajade vastu. Tuletan meelde, et Vene okupandid ründasid 20. augusti öösel massiliselt Kiievit kõigega, mis teil olemas oli. Ei olnud ühtegi Venemaa kaugmaa ründemoona tüüpi, mida sel ööl Ukraina pihta ei oleks välja lastud. Praktiliselt lendas kõik, ballistika, hüperheli, kõik tiibrakettide tüübid, tavalised ja reaktiivsed šaheedid ja isegi banderolid. Sellest rünnakust Kiievi vastu rääkisin ma lähemalt eelmises saates, seega minge kanalile ja vaadake kindlasti eelmine saade ära, et olla täielikult kursis. Ja nüüd tegi Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium esmalt avalduse, et nad ründasid justkui energeetikataristut, mis väidetavalt aitab Ukraina relvajõude. Aga hiljem mõeldi välja parem legend, et venelased, need metsistunud ja pesemata, rõõmustaksid Kiievi rünnaku üle veelgi rohkem. Oma kokkuvõttes teatas Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium, et rünnaku tulemusena tabati tööstusettevõtet Firepoint, mis tootis komponente suure ja keskmise tegevusraadiusega ründedroonidele. Samuti teostas kiirendite kokkupanekut ja ladustamist, mida kasutatakse tiibrakettides Flamingo. Samuti väidetavalt rünnati ettevõtet Antonov, mis tootis Ljutõi droone. See tähendab, et Kreml esitas Kiievi rünnakut justkui löögina nendele ettevõtetele, mis toodavad seda relva, mis viimastel kuudel Venemaa pihta lendab. Need samad Ljutõi droonid, Flamingo raketid, FP droonid, mis üsna edukalt ründavad Moskooviat. Aga ma lihtsalt tahan meelde tuletada, et tegelikult minu arvates juba 2022 aasta lõpus või 2023 aastal. Ja Putin ning kogu tema kaaskond karjusid, et nad on Ukraina juba täielikult demilitariseerinud. See Kiiev 3 päevaga kogu see lugu. Nüüd selgub, et tuleb nende selle välja mõeldud reaalsuse järgi hävitada selliste tipprelvade tootmine, mis Venemaad ründavad. Tuletan veel kord meelde, kogu seda relvastust Ukrainal 2022 aastal ei olnud. Ja olgem ausad, seda poleks tõenäoliselt ka tekkinud, kui metsistunud Venemaa poleks täiemahuliselt Ukrainat rünnanud. Nüüd peaksid venelased mõtlema selle üle, kas üldse tasus seda sõda alustada. Aga kahjuks venelased ei suuda mõelda, sest neil lihtsalt pole millegagi mõelda. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!